Tere! Mina olen reporter Küberreporter. Täna õhtul ööse tulime siia siuksesse maagilisse kohta nagu Rasina küla. Sigalad. Väga kummituslik paik. Aastaid 30 tagasi. Oli siin elu. Sead ruigasid. Inimestel on vaja kukke, kes neid hommiku äratas. Olid hoopis sead, kes tõusid kisa, et nad tahavad süüa hommikul kell 6 ja kõik teadsid üles tulla ja tööle minna. Aga nüüd lähme vaatame ja uurime, mis asi siin toimub, miks need kuradi sead siin on kadunud või välja surnud. Ja selleks õnneks meil on siin sees olemas veel siukene tegelane nagu vana sigala juhataja, kes veel toimetab. Oli! Tervist! Tere! Ants Lagi, Otepäält. Küberreporter. No nii. Tulime uurima, mis kuradi värti nende sigadega on. Kuhu need kadunud on? Võt see on hea küsimus. Ma usun ka. Kui ma isegi aru saaks, siis oleks väga hea. Näete, täitsa tühi on kõik. Seakirp võttis ära. Lõuna-Aafrika katk ja seakirp. Jah. Väga huvitav. Aga mul nüüd tekib teine küsimus, miks me peame Rakvere lihakombinaadi sealiha ostma, kui meil oleks siit endal võtta tead midagi tead? Ja vaata, see on tõesti, see on hea küsimus, ma ise ei oska sulle seda nii väga öelda, aga mul ei ole rohkem sigu, noh. Sul ei ole siin ühtegi siga peale su enda? No, aga asi seegi ju. Lähme vaatame edasi, mis teema on? Järgmine paks on ka jälle, see on ikka täitsa tühi kohe. Ma ise ka ei teadnud. Andke andeks. Nii. Siin on kohe seinadki maha lõhutud, ma ei tea, mis toimub üldse. Ma olen selle sigala juhataja ja ma mitte ei tea resk. Mittagi õigemini ei tea, midagi ei tea. Tõesti ju maha lõhutud. No aga... Ühe päevaga juhtus see kõike. Ei, no... Näed, see tuvi on ka panda. Näed, siin on veel on, sein on üleval. Võrre on eest ära tõstet, no küll näed, mina ei tea. Jumala on kõik. Mul on nii kahju. Mul on kahju sellest, et ei hinnata nagu Rakvere tahab kõik üle lüüa, aga Rasina sead ei ole s**ta pealt riisutud. Kurat, sina oled juhataja, räägi siis, mis siis toimus? No ma ei tea, eile õhtul olid veel kõik sead siin sees. Aga tulin mina hommikul kohale, ei olnud kedagi juhatada. Koor oli ära jooksnud laiali. Mina ei tea, läks minema. Ja selle ajaga on jõutud ka isegi need nii nimetatud boksid ära lõhkuda. Et ühesõnaga, ma ei saagi aru, ma tulin vist jälle tühja kohta tööle. Kas sa üldse vahepeal on tööl käinud siin 30 aastat? No. Siin ma arvan, et mingi, ütleme, et 30 aastat ma tean ise, et siin olid sead sees, aga... Raudselt 40 oli. Panid 10 punniga panid puussareid. Nagu sa ütlesid, sina käisid eile siin, kus sa vahepeal olid siis? No üleeile mind ei olnud. Eile tulin, oli veel siga oli sees. Ja nüüd õhtul, ütleme, kellaaeg on päris siuke normaalne veel. Ei ole veel päris kesköö ja tulin tööle. Sa arvad, et tuled ööseks tagasi või? Aga mille tea? Ma igatsen küll natuke, et nad võiks nagu tulla, et muidu mul väga igav hakkab siin kuradi ühes kohas, niimoodi kõledas ruumis, boksid ootavad, et siia võiks muidugi perspektiivi nagu on, et võiks nagu midagi muud teha, näiteks hotelli või bordelli või, aga mulle meeldivad ikka sead. Vähemalt kohalik juhataja, mis su nimi oli? Ants Lagi Otepäält. Jah, Lagi Ants ütleb, et võiks sigu olla rohkem. Aga paistab, et ma olen vist ainuke siga siin kuradi laudas, et
kõik on nagu tibi-tobi jälle. Aga vähemalt ma hoian seda lage hoian, hoian püsti kogu aeg, et nagu saad isegi aru. Saan. Ühesõnaga järgmine aasta jõulude ajal me ilma lihata ei jää. Ei, kindlasti mitte. No, kui sigu ei ole, siis üks siga vähemalt on, et keda tead ise. Aga mille pärast need, aga ma hakkan kalduma ühele poole. Selles suhtes, et kummale poole, paremale või vasakule? Ma ei tea veel täpselt, aga ma otsustan varsti ära. Et ma kaldun vasakule poole praegu. Et tegelikult ei olegi viga selles, et Rakverel on sigu palju. On küll, jaa. Ei vaidle vastu. Aga kaldun selle koha pealt ütlema niimoodi, et need sead, nad lihtsalt läksid parematele jahimaadele. Nad läksid Rakveresse üle, nad desertörid, noh. Tehti süldiks? Ei tea, kas nad just praegu ei oska öelda. No aga siga kasvatatakse ju selleks, et tast midagi keeta. No aga nad läksid varakult ära, vaata, nad ei ole veel täiskasvanuks saanud, ei ole veel sugu küpsed. Aga noh, ju ma olin siis... Korjatad mingid orjad siin? Mina arvan, et see asi on selles, et nad lihtsalt arvasid, et ma olen see talitaja. Sa oled juhataja? No, aga see on ühe perefirma, see ühe inimese firma, et juhatan, talitan, mida iganes. Seemendad? No mida vaja on, noh, kohe teeme ära. Aga mis nüüd edasi saab? No mina arvan, et ma pean vist selle putka kinni panema. Siin ei ole midagi eriti öelda. Noh, sigu ei ole, üks siga olen mina, küll. Aga üksinda seda suurt hoonet üleval ei pea. Ühesõnaga sa oled samadega? Jumala olen, jah. Et äkki räägiks kellegagi läbi või oleks kuidagi, et tehku midagi siin. Ma annan hoone üle ja ei ole probleemi. On üks tööline ka siin kottide juures. Oho. See on ainuke kes veel alles on jäänud. Tere. Reporter tülitab. Kas te olete selle sigala talitaja? Ma ei tea. No kes siis teab, see juhataja ütles, et te olete üks töötaja. Kui sa punapea meeri. Kus ma olen? Te olete Sigalas praegu? Sigalas? No vähemalt kunagi olid siin sead. Ja. Kurat, ma ei tea, ja siis Sigala pandi 30 aastat tagasi juba kinni. Ole hea ära valeta. Sa oled siin siiamaani tööl olnud ja ma maksan sulle ausalt palka ja sa hakkad siin põrkama. Kuule sõber, sigu pole 30 aastat on, mille eest ta maksad talle? No vahet ei ole selle eest, et ta ise siga on. Siis on 2 siga siin. No jah, okei. Viimane tööots oli see, pidin siit neid Sigala molle välja lammutama. No, nagu näete, siit saab grilli. 3 aastat olen juba lammutan siin üksinda ja nagu näha, siis on kõik juba otsa saanud. Aga kas sa tahad öelda, et ma ei ole sulle hästi maksnud? Ei, raha eest. Näed. Raha eest. Vot, see on teine teema. Jah, me räägime. Raha eest. Ei, raha ei olegi tähtis. Raha ei olegi tähtis, Pipi. Ei ole tähtis, ei ole. Raha pole saanud. Lase õlut. Ma pole raha saanud. Ma arvan, okei, siin tekivad nüüd raha küsimused. Nii, ma arvan, et Astrid Lindgren keerab hauas külge praegu, kui ta kuuleb ja näeb, et Pipi on Sigalasse tööle pandud. Tema poolt armastatud ja välja leiutatud laps, tegelane, sellise kireva tuutuga, mis tal peas on, tõstab hobust ühe käega ja nüüd äkki Sigalas. No, loomulikult ma saan... Siis kui sead siin olid, ta tõstis ühe käega 2 siga üles. Ma saan aru, et siukene... Reka tuleva, ühe käega viljakotid olla ka. Ma saan aru, et selline lapstööjõu kasutamine on väga efektiivne, eriti selline, kus ühe käega tõstad hobuse üles, no mis sa siis
500 kiloseid kotte või värki või siga tõsta see. 500 kilo kotte. Aga ikkagi tõmbame nüüd teemasse tagasi. No nii. Kus need kuradi sead kadusid? Seakirp tuli kallale ja ei ole enam. Kirp sai sead ära. Piipi, Tutu, tule tagasi. No nüüd lõpetame ära selle teema siin ja lähme ära. Lähme teise kohta. Oota, Piipi, tule tagasi korraks. Tule korraks. Piipi, minu aus tööline, tule tagasi. Tule korraks. Tule siia, kallikene. Lõpparvet ma ei ole sulle veel saatnud, aga ma saadan selle. Sa saad, aga... Lõpparve ka veel. Sõbrakesed, te endaga on lõppe. No, mis teha? Okei. Davai, paneme need kuudi uksed kinni ja... Reporter lõpetab siin hüljatus kohas oma tegevused. See on au küsimus. Paneme selle asja... Ja nüüd näete, kuidas suletakse rasina sigala igaveseks. Isegi Ants Lagi enam ei toimeta siin. Ta otsustas meiega kaasa tulla ja paremat elu hakata nautima, kui siin sigalas kükitada. Pipi, tule siia. Pipi ei ole juba aastakümneid väljas käinud siit. Muidu tore inimene. Sellepärast me tulimegi ööse, et päevavalgus teda ei pimestaks. Homme tuled mulle puid lõkkuma. Okei, aga oli teiega väga meeldiv. Ja ma tahtsin veel öelda, et muidu tore hoone oli. Mul on need aastakümned siin mööda läinud kui niuti ja ei saanud isegi aru. Ja nüüd ma hakkan aru saama, et Pipil sai viskas ka kopa ette ja läks üldse nahvi tõmbas. Ma vist pean samamoodi tegema, nii et ühesõnaga head aega. Sellised need tänapäeva ärimehed on. Aga nägemist. Või jumalaga, mida iganes.